Eesti keskuses on 5. november. Täna on Tallinna linnavalitsus pidanud olulise istungi, nimelt volikogule esitamisküpseks sai järgmise aasta linnaeelarve eelnõu. Ja sellest räägivad meie tänasel pressikonverentsil linnapea Mihhail Kõlvart, abilinnapea Kristina Peskina ja Kalle Landor ja linna finantsdirektor Katrin Pendra. Mina olen linnavalitsuse nõunik Ain Saarna ja alustab ära linnapea ja seda toetamas on ka slaidid, nii et head ajakirjanikud piltpiltasi ka ekraani. Linnapea, Mihhail Kõlvart. Tere päevast! Tänasel linnavalitsuse istungil oli vastu võetud 2021. aasta eelarve projekt. Tegemist on praegu veel projektiga, aga linnavolikogu peab eelarvet kinnitama. Aga meie käes on linnavalitsuse nägemus järgmise aasta eelarve osas. Alustan sellest, et järgmise aasta 8 prioriteediks on sotsiaalvaldkond, aga ka kommunaalvaldkond. Samas on meil jätkuvalt ka traditsiooniline prioriteet, see on haridus. Numbrites on alati näha, et tegevuskulude osas haridus alati võtab suure osa eelarvest. Ja järgmine aasta ei ole selles mõttes unikaalne. Haridus on meie jaoks suur, tähtis valdkond. Aga räägime numbritest. Alustame sellest, et järgmise aasta eelarve üldmaht on 861,5 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta eelarveprojektiga kasv on 4,6%. Me ei võrdle praegu käesoleva aasta lõppeelarvega, vaid võrdleme perioodi algusega, sest ka järgmisel aastal kindlasti tekib vajadus eelarvet täpsustada ja kuna viimased aastad Tallinna linnal ja ka finantsteenistusel oli alati konservatiivne lähenemine ja me lähtume sellest, et tulu võib alati teoreetiliselt kukkuda, seega ka meie prognoosid on konservatiivsemad tulude osas ka järgmiseks aastaks. Ja meil on lootus, et ka järgmisel aastal meil tekib positiivne lisaeelarve, aga nagu ma ütlesin, me peame olema valmis ka selleks, et majandusseis järgmisel aastal võib halveneda. Ja järgmise aasta tulud kokku on 765,2 miljonit. Siin me näeme langust umbes 1% võrra ja kulud järgmisel aastal kasvavad 675,6 miljonit ja kasv on umbes 4,2%. Samas, nagu numbrid näitavad, tulude maht on jätkuvalt suurem kui kulude maht. Ja investeerimistegevus järgmiseks aastaks on planeeritud suuruses 165,6 miljonit eurot. Ehk siis kasv on umbes 17%. Selleks, et katta investeeringute plaani täies mahus, on meil järgmiseks aastaks ette nähtud ka laen
umbes samas mahus nagu ka me käesoleval aastal seda võtsime välja. Võtan meelde, et 2 aasta jooksul me seda võimalust ei ole kasutanud, aga ka järgmisel aastal meie laenukoormus isegi peale laenu võtmist jääb 35% piiril ja võrreldes maksimaalselt lubatud mahuga 80% linnatuludes meie laenumäär on jätkuvalt keskmine või alla keskmist. Ja võrreldes teiste Eesti linnadega, suuremate Eesti linnadega, meie laenukoormus on jätkuvalt väiksem. Aga vaatame ka konkreetsemalt, mida tähendavad linna eelarve tulud, mis on kokku, nagu ma ütlesin, 765,2 miljonit. Nagu alati, kõige suurem osa linna tuludes on üksikisiku tulumaks. Järgmisel aastal me ootame, et see tulu kahaneb eelkõige sellepärast, et maksumaksjate arv järgmisel aastal ei kasva, pigem väheneb. Teine tuluallikas on toetused. Ka siin me näeme vähenemist järgmisel aastal ja linnaasutuste müügitulu. Siin tekib väike suurenemine, aga see on suuremas plaanis marginaalne. Ja mõned tehingud toimuvad ka süsteemi sees. Ja viimane tuluallikas, mida me eraldi toome välja, on maamaks. On ka väiksemad tuluallikad nagu dividendid või teised kohalikud maksud nagu reklaamimaks, aga nende mõju on marginaalne. Kui me räägime tuludest, siis me peame arvestama ka sellega, et käesoleval aastal meil oli erakordne tuluallikas, riigi toetus, mida me saime riigi poolt ja järgmisel aastal me sellise tuluga arvestada ei saa. Nüüd tegevuskulud. Eelkõige üldine maht, nagu oli öeldud, on 675,6 miljonit. Veel ükskord rõhutan, et meie lähenemine on konservatiivne ja nagu te näete, kulude maht on väiksem kui tulude maht ja linna tegevuskuludest 67% kaetakse linnakassa tulude arvelt ja omatulude arvelt 13% ja toetuste arvelt 20%. Tegevuskulud järgmiseks aastaks. Nagu oli öeldud, traditsiooniliselt on
meie prioriteediks haridus, kus me näeme alati suuremaid kulusid ja alati näeme, et see on ka suurem osa linna eelarvest ja järgmisel aastal haridusvaldkonnas tegevuskulud kasvavad 6% võrra, sotsiaalhoolekanne tegevuskulud kasvavad 9% võrra, linnamajandus 13%, linnatransport 12% ja teede ja tänavate hooldus 10%. Järgmiseks aastaks on ette nähtud ka reserv, kulude reserv 1 miljon selleks, et katta võimalikke kulusid, mis on seotud COVID-i viiruse leviku ennetamisega ja tõkestamisega. Nüüd räägime ka investeeringutest. Järgmisel aastal, kordan veel üks kord, meil on ette nähtud 165,6 miljonit investeeringuid ja suurem osa investeeringutest on planeeritud selleks, et ehitada ja remontida teid ja tänavaid. Haridusvaldkond on järgmine suurem valdkond, kuhu laekuvad investeeringud ja siis heakord ja kultuur on umbes võrdsetel positsioonidel, mõlemad umbes 10%. Kui me räägime juba numbritest, siis teed ja tänavad saavad võrreldes eelmise aastaga täiendavalt 12,2 miljonit, pargid, rohealad, mänguväljakud täiendavalt 9,5 miljonit ja linnatransport täiendavalt 3,5 miljonit. Kui rääkida juba konkreetsemalt objektidest, siis minu arvates raske on välja tuua ühe objekti, mis oleks meie jaoks kõige olulisem järgmisel aastal. Kindlasti igas valdkonnas saab leida erinevaid objekte. Alustame jällegi haridusest. Järgmiseks aastaks eelarve projekti järgi ja ka lähtuvalt tegevuste plaanidest meil on tegelikult 3 kooli ja 4 lasteaeda on valmis. 3 lasteaiaga me järgmisel aastal alustame. 2 kooli saavad juurdeehitust, 1 kool saab spordihoonet. 2 kooli puhul algab projekteerimine selleks, et hiljem samamoodi koole renoveerida. Meil on ette nähtud investeeringud, mida me teeme ka parkides. Loetelus on 15 parki, kõige suurem nendest on Tondiraba park ja see ongi kõige suurem park, mis tekib meil järgmisel aastal, mitte ainult suurem park
Tallinnas, vaid terves Eestis, kõige suurem ja unikaalsem. Spordivaldkonnas ma tooks välja Tallinna halli renoveerimist, tegelikult see ei ole renoveerimine, vaid uue halli ehitamine. Märgiliseks loomulikult on investeeringud ka linnateatri ehitamiseks järgmisel aastal. Suurenevad, nagu see oli mitu korda välja toodud, meie investeeringud ka teede puhul ja võib-olla jällegi kõige märkimisväärsem objekt on Peterburi maantee. Järgmisel aastal me jõuame sellega alustada ehk siis projekteerida. Ja mis on täiesti uus rida eelarves, on kaasav eelarve ja tegelikult tegemist on ka investeeringutega, sest kaasav eelarve on mõeldud selleks, et just Tallinna elanikud saaksid valida objekte, kuhu linn investeerib. Ja mulle tundub, et see võikski olla see lühi ülevaade järgmise aasta eelarvest. Meil on siin veel üks slaid, mis räägib laenust, aga sellest me rääkisime alguses. Minu poolt siis oleks lühi ülevaade järgmise aasta eelarvest. Aitäh! Aitäh, härra linnapea ja linna finantsdirektor Katrin Hindra. Täiendused lisas härra linnapea sisukale ülevaatele. Kordame üle võib-olla põhinumbrid ikkagi, et kõik oleks väga korrektsed. Tere! Tõepoolest linnapea kattis väga põhjalikult eelarve olulisemad numbrid, olulisemad linna prioriteedid järgmisel aastal. Võib-olla siinkohal lihtsalt täpsustaksin üle, et selle eelarve koostamine oli sel aastal senisest avatum. Oleme me ju sellises erakorralises olukorras, kus on väga palju ebakindlust ja ebamäärasust, mistõttu oli ka eelarve koostamine senisest pingelisem. Tuli väga kiiresti reageerida muutustele, korrigeerida prognoose ja toimusid sisukad arutelud, kuidas siis järgmise aasta eelarvega edasi liikuda. Ja nagu ka linnapea ütles, et linn on eelmisest kriisist õppinud ja seetõttu on eelmisest kriisist alates võetud eesmärgiks hoida linnal vajalikus hulgas likviidseid varasid ehk hoida sellist reservi raskemateks aegadeks. Ja tulebki tunnistada, et järgmisel aastal ongi käes see aasta, kus langevate tulude juures oleme otsustanud võtta vajadusel kasutusele seni kogutud siis likviidsuspuhvrit kuni 21 miljonit ja finantseerida ka siis suuremas mahus majandust ergutavaid investeeringuid, võttes siis laenu kuni 70 miljonit. Et nii laenu võtmine kui ka reservi kasutusele võtmine sõltub jooksvalt siis eelarve täitmisest, kuidas laekuvad linna tulud järgmisel aastal, mis on linna vabade vahendite seis ja kas ja kuidas siis kavandatud investeeringuid ellu viiakse. Ja isegi selle laenu võtmise, kui arvestada, et me võtaks välja kogu selle lubatud laenu, siis jääks linn ikkagi oma võlakoormusega tasemele 35,5% ja võib-olla olete kuulnud, et ajutiselt on riik aastani 2024 laiendanud omavalitsuste võimalusi tegelikult tõsta oma võlakoormust isegi kuni 80%-ni. Et jah, võin ainult veel öelda, et usume, et järgmine aasta ei tule lihtsam kui see aasta ja nagu linnapea ka ütles, et peame olema paindlikud ja peame olema valmis reageerima muutuvatele oludele.
ja tegema siis vajadusel ka eelarves korrektuure. Et linnapeal oli lootus, et lisaeelarvet saame teha positiivse lisaeelarvena, et me kõik loodame seda ja usume, et ehk läheb lihtsamalt, kui täna julgeme loota. Aitäh! Aitäh, linna finantsdirektor Katrin Kenta. Ja nüüd siis vaade paari valdkonna numbritesse, paari olulisema valdkonna numbritesse, kuigi linnas on kõik valdkonnad olulised. Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonda kureeriv abilinnapeajuhataja Bettina Beskina, sotsiaalvaldkonda. Tere! Sotsiaalvaldkonnas jätkame toetuste ja teenuste pakkumist, üritame parandada nende kättesaadavust ja mitmete teenuste puhul ka kasvab teenuste maht. Ehk suurendades eelarvet loome võimaluse teatud teenuste puhul võtta juurde uusi kliente teenustele. Teenused ja toetused nähakse ette eelkõige lastega peredele, eakatele, erivajadustega inimestele, aga ka teistele abivajajatele. Nagu linnapea ka märkis, siis järgmise aasta eelarve eelnõu kohaselt kasvavad sotsiaalvaldkonna tegevuskulud 9% ja tegevuskuludeks on kavandatud ligi 58 miljonit eurot. Sotsiaalvaldkonna investeeringuteks on kavandatud 9,2 miljonit eurot, mis on 1% rohkem kui käesoleval aastal. Ja tervishoiuvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud 14,7 miljonit eurot ja tervishoiuvaldkonna investeeringuteks 2,2 miljonit eurot. Sotsiaalvaldkonna töötajaid ootab järgmise aasta märtsist palgatõus. Palgade korrigeerimine toimub sotsiaalvaldkonna üleselt ja sõltuvalt tööperedest võib olla 5-10%, erandina, kus on mahajäämus suurem 15%. Ja sotsiaalhoolekande töötajad on hooldajad, koduhooldajad, sotsiaalassistendid, päeva- ja tugikeskuste sotsiaaltöötajad, psühholoogid, perenõustajad ja palgatõusu saavad ka linnavalitsuse sotsiaalosakondade töötajad, näiteks lastekaitsetöötajad. Siis järgmisest aastast tõuseb ka hinnatõusu kompenseerimiseks mõeldud pensionilisa. Tõuseb see 125 eurole. Praegu on sel aastal ja alates 2018 aastast pensionilisa olnud 100 eurot aastas. Järgmisest aastast see suureneb ja kohane oleks ka meelde tuletada, et see pensionilisa ei ole mõeldud ainult vanaduspensionäridele, vaid ka töövõimetuspensionäridele. Siis on meil järgmisest aastast võimalik võtta rohkem kliente isikliku abistaja teenusele. Seega tänu selle eelarve rea suurenemisele kaob praeguse seisuga järgmisest aastast sellele teenusele järjekord. Samas kasvab ka lastehoiuteenuse hüvitise eelarve. Tänu sellele saame kompenseerida hoius ja lastehoius olevate laste toidukulusid ja hariduslike erivajadustega lastele maksta ka täiendava hüvitise, mis on võrreldav või on sama kui munitsipaallaste kohamaks. Samas täna pilootprojektina käivitunud koduarstibrigaadile või koduarstibrigaadi teenusele on ette nähtud järgmise aasta eelarves 100 000 eurot. See on uus teenus, millega alustasime eelmisel reedel. Ja olulisematest investeeringutest Iru hooldekodu õendusabi korpus
Õensaari korpuse ehitustöödeks on kavandatud 5,4 miljonit eurot, projekti kogumaksumus on 7,7 miljonit eurot ja tuleva aasta lõpuks siis peaks Iru hooldekodu juures valmima uus korpus, kus on õendusabi ja eraldi kohad dementsuse diagnoosi saanud klientidele. Samas järgmise aasta lõpuks valmib Tallinna lastekodu imikutega lastemaja. Seda renoveeritakse, kaasajastatakse, seal tekivad perekorterid kaasaegse peresarnase keskkonnaga, mis on sobilikud ka erivajadustega liikumispuudega lastele. Projekti kogumaksumus on 2,9 miljonit eurot. Nii, ja Tallinna haigla ehituse ettevalmistamiseks projekteerimistöödeks on järgmise aasta eelarves ette nähtud 1,5 miljonit eurot. Aitäh, abielinnapea Tiina Pestina. Ja sissevaade järgmise aasta eelarve kommunaalvaldkonna numbritesse, kuludesse. Abielinnapea Kalle Klandor. Aitäh. Linnapea juba siin nimetas võib-olla suuremad objektid, aga mul väga hea meel, et Tallinna teede tänavate investeeringute maht kasvab 30% võrreldes siis eelmise aastaga ja seda on näha ka nendelt paberitelt, mis mu ees on. Ma kõigest võib-olla siin ei jõuagi rääkida, aga võib-olla mõned märgilised või sellised olulisemad objektid, mida me siis hakkame tegema. Kui vaadata, alustan siis siit järjekorrast, alustan hea korrast võib-olla. Hea korrale on siis kokku 17,1 miljonit eurot on planeeritud. Siia kuuluvad siis Kadrioru pargi mõningad investeeringud, mis on pargiteede korrastamist puutub ja majandushoone ehitamist Kadrioru pargile. Aga kõige suurem objekt, millest linnapea rääkis, ongi siis Tondiraba pargi rajamine, mille algustööd ongi siis juba sellel sügisel, mõningad tööd on seal saadud teha. Aga on ka veel terve rida teisi parke, mis meil valmivad tuleval aastal, mida me oleme siin ka aastaid lubanud. Aga nüüd nad siis valmivad, näiteks Kasepark, Süstapark. Samuti olulise investeeringu saab siis Männipark ja näiteks ka Lindakivi puhkeala korrastame. Samuti on üsna suur kesklinnas Juudi kalmistu pargi korrastamine, renoveerimine. Teine asi, mis sinna alla nagu siis kuulub, on mänguväljakud, mida me teeme ka päris suure summa eest. Suuremad mänguväljakud tulevad siis Räägu parki, siis Tornide väljaku, seal on üks mänguväljak, selle rekonstrueerimine. Vabaduse pargi kogupere mänguväljaku ehitus. Nii et ka need on üsna mahukad ja suured tööd. Samas ei saa unustada seda, mida inimesed üle linna iga päev tarbivad, see on siis linnamööbel. Selleks on meil vahendeid päris palju ette nähtud ja mitte ainult mööbel, vaid sinna hulka kuuluvad ka prügikastid näiteks. Ja võtsime vastu otsuse, et alustame Maarjamäe memoriaali korrastamisega. See on üks huvitav objekt ja väljakutsuv objekt Keskkonna Kommunaalametile. Esialgu me võtame seal hinnangud, palju see maksma läheb, teeme mingisugused projektid teeme valmis ja siis katsume järgmisel aastal alustada ka mingite elementide renoveerimist seal. Kui nüüd tulla teede ja tänavate juurde, siis linnapea rääkis Peterburi tee rekonstrueerimisest. Tõepoolest tuleval aastal me loodame sügise alguseks selle projekti valmis saada. Ja kui ilm lubab vähegi ja asjaolud hästi kokku sattuvad, alustame ka selle objekti ehitust. See on tõeliselt suur objekt Tallinna linnale, see on vajalik objekt, sest sealt teate isegi tuleb kogu transport, raske transport, mis käib sadamasse, käib läbi selle tänava ja tee, nii et see on üks väga oluline objekt. Jätkame töid Mustakivi tee läbimurdega.
ja loomulikult taastame siis juba ka lubatud Kunderi tänava, Tulika tänava, suuremahulised tööd alustame Vanalinnas Pika tänava rekonstrueerimisega sellel aastal, järgmisel aastal me jõuame siis pool tänavat ära teha, teine pool siis jõuame teha Paksust Margaretast kuni Rohelise turuni. Sealt edasi teeme siis ülejärgmisel aastal ja siis me Vanalinna tänavaid renoveerime niimoodi, edaspidi jõuame ka Raekoja platsini ja teiste Tallinna Vanalinna tänavateni. Rannamõisa tee, seal on meil ka teetööd pooleli 2+2 reaks, 2+2 tänavaks tuleb see. Alustame töid siis Tiskreoja truubist ja siis tuleme nende töödega linna poole. Suuremahulisemaid objekte on Poska tänav, kus tuleb vahetada kogu kommunikatsioon maa-alune sellel Pikal tänavalõigul, nii et nende töödega me alustame ka tuleval aastal. Üks tähtis, loomulikult siin kõrval see Roosikretsi tänav, mis meil siin on lahti kaevatud. Üks oluline asi, mida tasuks eraldi mainida, on rattastrateegia elluviimine. Meil on selline eelarverida tekkinud, mis siis näitab, kuidas me kasutame ja kuhu me kasutame siis rahalisi vahendeid rattastrateegia elluviimiseks. Peab ütlema, et need objektid, mida me järgmisel aastal teeme, on üsna suure mahuga, üsna kallid objektid. Näiteks Vana Kalamaja tänava rekonstrueerimine koos rattateega, Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga esimene etapp, Nõmme Mustamäe maastiku kaitsealale rajatav kergliiklustee ja nii edasi ja nii edasi. Samuti on meil vaja teha ka raudteealuseid tunneleid, sest Tallinnat teatavasti poolitab raudtee ja inimeste liikuvus on täna piiratud suhteliselt, sest ei ole nii palju kui vaja ülekäigukohti, kus inimesed sooviksid üle käia. Teeme Endla tänavale, Paldiski maanteele, Pääsküla raudteejaama, Kotka tänava ja Tehnika tänava vahelisel alale püüame teha siis kergliiklus- või jalakäijatele mõeldud tunnelid. Ei saa mööda minna tänavavalgustusest. Tänavavalgustuse ehituse renoveerimiseks kulutame olulise mitmeid miljoneid eurosid raha. Seal siis see hõlmab programmi turvaline ülekäigurada ja LED-valgustuste paigaldamine linna. Me jätkame neid programme, mille me oleme algatanud. Esimene etapp oli Mustamäel, nüüd lähme etappidega edasi järjest. Ja vist olengi peaaegu saanud olulisemad asjad ära rääkida, aga ma ütlen, et neid objekte ja asju on väga palju ja eks siis tasapisi liigume nendele. Loodame, et meil ilmastik lubab kõik ehitada aasta lõpuni valmis ja loodame, et ka me leiame nii palju ehitajaid, kes meil aitavad siin tänavaid ja teid ehitada. Aitäh! Aitäh, abilinnapea Kalle Klandorf. Head ajakirjanikud, tehke siis meelde, et aasta eelarve eelnõus on eelarve üldmaht 861,5 miljonit eurot. Edasi järgneb lugemine Tallinna linnavolikogus ja nii see eelarve sünnib. Ülevaade on tehtud, head ajakirjanikud, kas teil juhtub olema linnapeale, abilinnapeadele ja finantsdirektorile küsimus? Küsimusi kindlasti on, aga need tulevad individuaalkorras. Tallinna kommunikatsiooniosakond on välja saatnud ka eelarve põhinäitajatega pressiteate. Nii et head kajastamist, head ajakirjanikud ja praegu siis aeg intervjuudeks. Küsige terved ja kena päeva.